No nii, tere kõigile, Hõbekun siin. Ja täna mõtlesin, et vaatame, kas saab sellise hõbeda puhastusvahendiga hõbe puhtaks. Kas see töötab? Pole varem proovinud sellise vedeliku sees, et täna proovime siis. Tootepakend on selline ja siin on kirjas, et põhimõtteliselt puhastab hõbeda, liiguta lahuses 10–20 sekki ja loputa voolava vee all. Et vaatame, kas see sobib siis puhtast hõbedast esemetele ja siis millal on õhuke kihthõbedat peal, silver plated, sellistele asjadele. Et öeldakse, et esemed, mis ei ole puhtast hõbedast, ehk siis näiteks mul on siin mingi vana tsaariaegne 20-kopikaline mingi katkine ära kriimustatud, et see ei ole puhtast hõbedast, et vaatame, mis ta näiteks sellega teeb. Ja lihtsalt eksperimendiks on mul siin samuti mingi vana vask münt, mingi plaat. See ei ole lihtsalt liivapaberi peal ära hõõrutud. Et vaatame, mis nendega juhtub. Siin mul on üks hõbemünt, milkspotter räigelt täis, nendest lähti ei saa kunagi. Aga võib-olla natuke tooni on ka peale tekkinud, ma ei tea, vaatame, kas läheb puhtamaks või ei lähe. Et münt ise hind on 1 untsi kohta päris krõbe, aga jällegi milkspotte täis, et ma ei tea. Ja siis on mul siin üks hõbekangike, puhas hõbe, ära toonitud. Vaatame, kas võtab tooni maha see uus vedelik. Aga hakkame pihta, mis seal ikka. No nii, panin igaks juhuks kummikinda kätte, sest ei tea, kui karm see happe on ikkagi, et ega ta nahale ei ole ju mõeldud, kui ta juba... Eks ta mingi happe ole kindlasti. Vaatame siis. No nii, siin vist on lapse lukk peal, et ma panen korraks kaamera kõrvale, teen ta lahti. No nii, lahti, nüüd on siin selline kile veel peal. Eemaldan selle ka kiiresti ära ja siis vaatame edasi. No nii, siin sees on siis selline korvike. Sinna sisse pannakse münt või mingi hõbedast asi. Ja siis 10-20 sekundit liigutad siin natuke ja siis paned voolava vee alla. Ma võtsin siia tavalise sellise veekarbi esialgu, et vaatame, proovime. Lõhnab see päris karmilt sellise väga vänge happe järgi. Et kuna sellel mündil ei saa hetkel nagu aru, kas tal on tooni või ei ole, et ma ei tea. Vaatame, kas muutub midagi. Ja ma natuke keerutan ja siis loen veel 10-ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No nii. Vaatame, katsetame. Ma nüüd ei ole kindel. Aga mulle tundub, et läiget sai ta retsilt juurde. Aga et kindel olla, võtame kohe puhtast hõbedast toonitud kangi, näete isegi, et tal on siin kõik värvid peal, mis vähegi võimalikud on. Ja üldiselt kui kaugemalt vaadata, siis ta on lihtsalt üks tume käkk. Vaatame, mis see teeb siis sellega.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toom on täielikult maas. Normaalne, ilus, hõbe, puhas hõbe. Töötab küll, et võtab tooni ilusti maha ja puhastab ära. Aga vaatame, mis juhtub, kui panna mitte puhtast hõbedast tese siia sisse. Ja vask, mis see nendega teeb? Loeme ka nüüd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noh, ei nüüd nii kinni sinna. Ma ei tea, ei ütleks küll, et ära rikkus. Pigem tegi ikkagi puhtamaks, võttis selle mustuse kohe ära ja kohe näha, et on heledam. Ja mis ta vasega tegi, kas ta üldse tegi midagi? Minu arust tegi. See oli palju tumedam enne, nüüd on ilus hele selline. Et võib-olla siis ta ikkagi puhastab kõike. Et on muidu tehtud vase jaoks eraldi, on tehtud kulla jaoks eraldi see hape ja hõbeda jaoks eraldi. Aga nagu meie eksperiment näitab, siis tegelikult puhastas see nii vase ära, nii tavalise hõbeda kui ka puhta hõbeda tegi ta väga ilusaks läikivaks ja võttis tooni maha. Et ütleme nii, et toimib, aga kas ma soovitaks teile seda? Kindlasti mitte. Käisin poes kohal, rääkisin müüjaga, rääkisin enda variantidest, mis ma teinud olen juba ja siis rääkis tema ja ta rääkis mulle, et põhimõtteliselt kui te olete ühe korra selle vedeliku siis selle ära puhastanud ja te jätate jälle seisma kuhugle selle niimoodi, siis tuhmub ja toonib see kiiremini ära kui varem. Iga kord, kui te seda teete, hakkab teie ese siis kiiremini ära tuhmuma. Ta teeb oma töö ära. Kui teil ongi mingi selline kole münt kuskilt saadud näiteks, mis on ära toonitud, noh see on lihtsalt milkspotte täis, aga ära toonitud oletame, tipite sisse, on ilus ja müüte edasi näiteks, või panete kapsli või kuhugi. Aga ma ei soovita seda ikkagi, et see on hape, see rikub kindlasti mündipinda ja mida see müüja mulle rääkis? Tema rääkis mulle, et hõbeda puhastamiseks on tegelikult eraldi sellised lapikesed. Ja mitte nagu see mikrofiiberlapp, aga eraldi sellised lapikesed. Need lapid sobivad siis väga hästi laua hõbeda jaoks. Et nende lappidega hõõrute lihtsalt laua hõbeda puhtaks. Ja kõik lusikad, kahvlid, noad, kõik läigivad nagu väga hästi. Ja ei ole mingeid happeid vaja. Mis puutub müntidesse, pidasime nõu, rääkisime ja tuli välja, et müntide puhastamiseks jätke see töö professionaalidele, ärge kunagi ise oma münte puhastage.
sest te rikute münti väärtuse sellega ära, kui te münti üldse puhastate. Aga kui te tahate lihtsalt sellist tavalist münti omal albumi vahele panna, et ta ilus välja näeks, siis siiski kasutage söögisooda, vee ja hõbepaberi varianti, mille leiate samuti minu kanalilt. On tehtud mitmeid eksperimente, otsige videod alt üles ja leidsimegi, et müntide jaoks on see kõige parem ja kõige soodsam variant. Ja neid kalleid happeid, siin on siis mul happevedelik. Ühes videos proovisin ka happepastat, et ei soovita neid kellelegi osta, ei soovita raha raisata. Kuna ma selle ostsin hiljuti, siis ma mäletan, et see oli seal 20 euro ringis. Seda enam ei mäleta, aga eks ta sinna samma kanti kuhugi, ma arvan, jäi. Et nüüd siis teate, hoiate raha kokku, ärge neid ostke ja leidke see teine soodne variant üles ja too on kõige efektiivsem samuti. Ühesõnaga, siin oli hõbekunn. Loodan, et teile video meeldis ja näeme juba järgmises videos.